enne läheb issanda väga päike agressiivne. looja, kui me jõuame kuhugi. Väga agressiivne vend. Issanda päike läheb looja enne, kui me kuhugi jõuame. Mees, sul jälle igav. Mitte väga. Mis teada? See on mingi paps ka, aga kuule, ma ei tea, siin ilm kehva. Suvi, väike trip, lähen Pärnu. Asjad kokku, randa, sööma, tripime ja tuleb tagasi juhtuma. Kus sa lähed sinna? Mul oli auto maa veidud. No bussiga ei viitsi, aga... Kuule, Citybi. Saab Pärnu linna. Jaa. Davai, sina maksad. Vaatame pärast seda, aga davai, lähme mees, noh. Normaalne saak seekord. Pemmi võin taga jalaga sõita või pikka. Pärnu, davai, noh. Seekord siis Citybi autoga, mida asja, miks ma Pärnusse Citybi autoga lähen? Sest, et sinna saab autot jätta nüüd. Igatahes mõtlesime siin, et miks mitte. Citybiga saab nüüd ka Pärnusse sõita, saab auto sinna jätta, saab sealt võtta teise auto, tulla koju tagasi. Ja seda me just täna teemegi. Teeme küll, sest et Tallinnas on igav, mida siin ikka kogu aeg vahid. Autopark on laienenud kõvasti Citybil vahepeal. Siin rahval nagu soovi oli, et prooviks mingeid teisi põnevaid autosid ka ja siin me oleme nüüd sõidame maantee peal BMW X1-ga. Algselt me tahtsime mini-kabrioga minna, sest noh, suve peal on särki-värki vaata. Aga nagu need kabriosid on väga vähe praegu ja kuna me miniga tegelikult oleme niikuinii juba sõitnud ühe korra, sest ega seal midagi palju muud ei ole, kui mingi relakaga katus maha ja ei ole mõtet teha nagu põhimõtteliselt samast autost, et räägime siis natukene sellest pillist. Ausalt öeldes ma suht üllatusin, kui ma nägin, et Citybi autoparki järsku X1 tekkinud. Ta on vist suht entry level, ma ütleks, BMW linnamaast. Jah, ta on siuke natukene kõrgem autouniversaal, võiks öelda. Materjalid on siuksed, pana hea see pehme plastik. Pehme plastik. 2-tsooniline kliimaseade, automaatselt puhub sooja külma. Automaat käigukast teeb oma tööd nii nagu peab. Käetugi nagu Raks mainis siis. Ja topsihoidjad on olemas 2 tükki. Uste sees on ka mingisugused topsihoidjad. Püsikiirushoidja on väidetavat on mingi lane assist. Ma ei tea, kas see toimub, sest et ma sõitsin üle joone ja ei teinud midagi nagu. Helisüsteemi me proovinud pole otseselt, aga me testime ära ja anname teada. Helisüsteem on CD-mängija, palju sa näed? CD-mängija, jah. Display on aus. Mina ütleks selle display kohta, et see näeb kole välja. Okei. Mersu on suht hästi hakkama saanud sellega, kus on see ekraan on täiesti sinna sisse integreeritud. Mersul on siuksed ekraane ka. Ja ma tean, et on rõvedad. Iste, mis sa arvad? Mina ütleks, et natukene siuke, noh... Siin on jälle see, et selga nagu veits hoiab, aga altpool paneb nagu veits uiskuna. See on nii-öelda maastur, maastikul käid, siis võiks iste ka kinni hinda hoida, sest muidu sa lendad seal sees. Linnamaastur ja venad ei käi maastikul möllamas, nad käivad linnas sellega möllamas. See on selle jaoks, et sa saaksid mingitest lamavatest politseinikest väiksema vaevaga üle. Mainin ära, et 4x L-aknad on ka, et ei ole vändaga aknaid siin. Aga kass oli suht ok, meie kott mahtus sinna sisse ära, noh. Ma ei tea, kuidas tagaistujatel on, ilmselt on ruumi mõnusad ja... Teab, mis tagaistujatel hea on? Käetugi või? On topsihoidjad ka või? Jaa. Topsihoidjad ka? Konditsioneer. Sina. Kas nagu timmitab või Timmit, no selles mõttes sa saad... Tempi, ei tempi, aga siis ta ei ole konditsioneer, ta on lihtsalt õhuava. USB-C laadimise auto. Ütlen ausalt, mingi 90 aasta autol on ka taga need õhuavad nagu. Aga mitte USB-C laadimise augud. Kusjuures tahtsingi rääkida sellest, et suht ok mootor nagu sportmoodi peale paned ja meil tulebki siin parasjagu, ma vaatan, et panna spordi peale, sest et meil on vaja autost mööda sõit teha. Ossa, kus läks. Nii igatahes mööda sõit oli üsna kiire ja tundus, et jõuda on, et mis siis auto näitajad on. Kas on õige, et 2-liitrine mootor ja tegu ei ole mingi lihtsa 2-liitrise Bemmi mootoriga, mis on lihtsalt ostetud siia, see on tubli 141 kilovatti. Päris on. Rääkides veoskeemist,
kas ta on X-Drive? Ei ole vist, taga ei olnud kirjas X-Drive. Ta on S-Drive. Mis asi on S-Drive? Ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma ei tea, mis asi ta... Ma ka ei tea, ma kohe vaatan, mis asi on S-Drive. Tegin kiire Google'i. S-Drive tähendab, et see on tagaveoline. Ei kiri saad vajutada äkki kuhugi või? Valik. Vajuta. Siis kaob eest ära. No seal, kus see map oli kirjas. MAP, vaata. Ei, vajuta sinna kõigepealt selle ilmateate peale ikka. Nii. Vana inimest õpetada, kuidas nutitelefoni kasutada ja ilma vaadata. Mingi rooli soendus on sees. See rool on mingi eriti soe lihtsalt. Oota, aga kas sul ei ole? Ma ei leia kuskilt nuppu, et see oleks sees. Seal kõrval ei ole või? Ei ole. Ühesõnaga, saime uuesti liikuma, Raks on nüüd puldis. Kuule, päris hea rannailm on tegelikult. Jahe, kõrvalistuja koht, jah, mis ma oskan öelda. Sama nagu seal, noh. Mis sa arvad? Mugav on siin autos tegelikult sõita ikka, noh. Citybi vaatenurgas seda autot on tegelikult hea võtta, sellepärast, et siia mahub natuke rohkem kui ikka, kui ta tavalisse autosse sisse. Ta on ikkagist linnamaastur ja lihtne inimene vaatab, et normaalne BMW on rendiautos siukse hinnaga, miks mitte? Sul on kütusekaart, tangid siis kui vaja, sina selle eest ei maksa, kindlustust ei maksa, millegi pärast ei muretse, sul on nagu lihtsalt täis teenus, noh. Oota, aga see on ikka soe. Täitsa põrsis, see on jumala tuline. Ma tahaks nagu niimoodi sõita, sest see on all ei ole või? Lightness. Põhja pandud, kus see lightning on sees? Kuule, midagi on seal, jah? Ette ausalt valges ei näe. Äkki on siin ka, ma vaatan. Jep, siin all on ka väike riba. Ühesõnaga, miks üks-ühe kokkuvõtteks paneme siin? Kui sa oled nõus BEM-iga sõitma, siis võid minna, aga meie isiklikult endale igapäevaseks ei võtaks seda, aga Citybi teenusena ma täiesti saan aru, miks auto need valikus on. Jah, mis Pärnus teeme? Randa läheme. Ilm juba täitsa lubab juba. Ilm lubab ja... 12,5, need ilm läheb aina paremaks. 12,5 kraadi on täiesti rannailm Eestis. 12,5 kraadi ei pruugi just iga inimese jaoks olla ideaalne ilm, kuid tavalise eestlase jaoks on see täiesti paras, sest ega meie kliimas ju väga palju paremaks see ilm ei lähe. Sai natukene päikest nauditud, värsket õhku, natukene võrdlesime ka üksteise rante ning siis, kui kõht tühjaks läks, hakkasime tagasi sammuma. Kuid auto juures ootas meid üks huvitav üllatus. Ennem oli kindlalt teine auto. No jah, oli küll, aga võtame selle või? Mis meil üle jääb? Tahtsime teist autot ka võtta. Davai, tundub lahe. Mis see on? Peugeot mingi? Proovime. GT Line. Päris racing näeb väljas, see võib päris kiire olla, jah? Mees, vaat seda. Mis on? Mis asi see on? Sul on mingi keeru sees. Ei ole. Jah, saime siukse vahva auto nagu Peugeot 308 ja mingi... Saime, me ei tea, see lihtsalt ilmus meil BEM-i asemele. Jah, ta on GT Line, teeb päris head häält, rool on pisike ja mingid üliagressiivsed labad on ka siin küljes nagu. No mida sa tahad, mees? Me oleme saanud endale naha. Kuradi, see on ikka pehme plastik. See on õmmeldud pehme plastik või? See on nahk. See ikka siin on pehme plastik. Ma räägin natuke mehe juttu ka, et ma ei tea, mis mootor sellel on. Ära vaata enne, kui sõidad. See pöörete plokk käib tagurpidi. See on valet pidi, ma tean. Ma käisin Itaalias, sõitsin sellega, sa ajasin närvi. Sa ei käinud Itaalias, sa ei ole kuskil. Beebitooli peaks panema taga akna pealt. See on väga häiriv, jah. Pahomeeter käib tagurpidi sellele, ehk siis nagu ta käib nagu niipidi, mitte nagu niipidi. Inimestele siis väike demonstratsioon. See oleks täpselt selline auto, mida ma võtaksin lühirent nagu Citybi kangi. Ma sõidan pisikest otsa ja ma tahan võib-olla ongi siuke linnasõit, siuke cool, ta on nagu üli siuke nobe, siuke lahe linnapill, pisike, siuke istmed on ülimõnusad, hoiavad igate pidi kinni. Mulle juba tundub, et see üldse see armatuuri, see display on seal kõrgemal kui rool. Nagu silmale kuidagi hoovatav. Aga samas see tuba on nagu seest jumala tumena ja see on sellepärast, et vaata kuradi, siin on must, taga on toonklaasid, mustad istmed, kõige seda. Tagumine iste, ehk su käetugi, meile meeldib, plusspunktid ja taaskord topsi hoidjad. Ja siin on veel suusaluuk ka või? See on aga suhteliselt praktiline. Siin on, aga paraku üks topsi hoida ainult, aga samas kõrvalistujal on käed küljes, võib hoida omal jalga vahel või kui
kuskil käes seda. Mulle meeldis ikka selle auto, nina meeldis eest, see oli päris siuke lahe. Ja tuled olid vist täis LED-tuled, vaatasin. Aga häirivast küljest natuke on häda, et kliimaseade paneel on viidud puututundlikule ekraanile, pead sealt settingutest otsima kuskilt. Ainukesed asjad, mida te siit alt saate näppida, on mingi lukustus. Ma eeldan, et see on ukse lukustus. Siis esiklaasi soojendus, tagaklaasi soojendus, sise see tõhk seest ringeeks ja ohutuled ja volüüm. Ja that's it. Kõik ülejäänud konditsioneeri, kõik jupid-nupid on vandnud ekraani sisse ja see mulle ei meeldi kahjuks. Oi, kui hästi läheb, mida asja? Nii nagu sujuvalt nagu. Ma ei tea. Oi, no raksid hea vaata, ma tean. See käepidemed on lahedad, saab hästi kinni haarata nendest. Nii testime heli ära ja anname teada teile, kuidas heli on. Ütlen ausalt, suht käkk. Ja jälle leines sist kisub normid tee peale tagasi, vaatame, kas tõmbab uuesti. Okei, sellel autol töötab leinas siis väga hästi. Bemmil oli kuidagi kahtlane. Okei, igatahes väike. Noh, Raks, kuidas on? Ma pole jõudnud midagi tehagi. Jõudsid 2 kiirendust jõudnud teha. Enam suures osas ikkagi nõustun sinu tehnilises näitajates sellega. Ma vaatan käbe, mis siin teha annab. Okei, ütleme nii, et natukene on aeglane see süsteem. Ma ütleks, et käetugi on väga mõnusal kõrgusel. Rool ei ole ülekoormatud nuppudega. Ma lähen nagu pakkumise peale välja, et 1,495. Okei, ma pakun 1,6 110. No tundub, et täna võitsid sina vist, sest et tegemist on 1,2 liitris 96 kilovatise mida asja, 1,2 või? Ja tippkiirus 205. Kahjuks me ei saa proovida seda, aga ma usun, et ta võib olla küll. Aga bensiin, jah. 1,2 liitrine 96 kilovatti. Ma ütleks, et päris nobe siukse mootori kohta. Need uued turbomootorid ikka ulmena. Aga teeme kiire tagasiside ka, siis päris lahe, et Citybiga saab nüüd Pärnus käia. Kui bussiga sõita ei taha ja oma autot pole, tuleb nagu satsi peale suht okei hind. Mis ta ots tuleb? Kui me Bemmiga Pärnusse jõudsime, siis see näitas 58. No eks me tegime peatusid ja asju ka Laagris ja Märjamaal. Mingi 50 € ja samas Bemm on üks kallimatest autodest jälle seal ju. Jaa, seda küll. 50 € auto peale ots ja see on, 4 inimest autost on 12.50, see on bussipiletind põhimõtteliselt. Aga meie lähme nüüd sööma. Aga teie siis vana hea, pange like, pange subscribe, kirjutage, joonistage, helistage. Andke teada, milline Citybi auto teile kõige rohkem meeldib. Ja, et millega ise sõitnud olete, milline kõige parem teie arust on. Ja kirjutage, kui tahate veel midagi näha, vaatame, mis teha annab. Ja aitäh Citybile. Aitäh Citybi. Olge mõnusad. Tšau.